Tere! Mina töötan organisatsioonis nimega Eesti Koostöökogu ning igapäevaselt tegelen sellega, et inimestel oleks võimalik oma mõtted ja ettepanekud teha kuuldavaks nii riigis kui ka oma kodukohas. Selleks haldan ja arendan osalusportaali rahvaalgatus.ee, kus on inimestel võimalik oma ettepanek või mure kirja panna ning selle toetuseks allkirju koguda. Täpselt nii, nagu käesoleva projekti eesmärk on see, et õpilased saaksid kaasa rääkida ja ideid välja pakkuda, et koolielu kõigi jaoks veelgi paremaks teha, on inimestel võimalik teha ettepanekuid ka Riigikogule ja kohalikule omavalitsusele. Nimelt on seadustes kirjas, et kui vähemalt 1000 inimest annavad allkirja ettepaneku või mure toetuseks, siis peab Riigikogu seda arutama. Kohalikus omavalitsuses tuleb ettepanekule saada aga 1% hääleõiguslike elanike allkirjadest. Allkirjaõiguslikud on vähemalt 16-aastased noored. Siit ka küsimus, kas sina tead, millises kohalikus omavalitsuses sa elad ja kui palju on seal elanikke kokku? Kui palju tuleb koguda allkirju, et neid oleks 1% sinu kohaliku omavalitsuse elanikest? Näiteks Viljandi linnas soovisid inimesed, et tee-ehituse ja tänavatööde käigus ei võetaks maha puid. Selleks kirjutasid nad linnale pöördumise, kus põhjendasid, miks on puude säilitamine oluline ning alustasid allkirjade kogumist, et näidata, kui palju inimesi sellel samal teemal südant valutab. Kuna Viljandi linnas on umbes 16 500 inimest, siis oma mure linnale esitamiseks tuli kokku saada 1% ehk 165 allkirja. Inimesed kogusid kokku aga koguni üle 1300 allkirja. Muret arutati Viljandi linnas ja kahjuks mõnel tänaval siiski võeti puud maha, kuid mõne tänava puud said inimeste palvel ka säilitatud. Linn sai aga tugeva signaali, et edaspidi peaks kohalike elanikega enne läbi arutama, kui selliseid olulisi otsuseid teha. Osalusportaalis rahvaalgatus.ee on kõikidel inimestel võimalik teada anda oma headest ideedest, kuidas muuta paremaks meie riik või kodukoht. Sarnast protsessi saab korraldada ka koolis. Kaasav eelarve ongi üks võimalus, kuidas kaasata kogukonda ehk siis koolis kõiki õpilasi, et koguda kokku head ideed, kuidas kõigil oleks koolis veelgi parem olla. Kuna eelarve on aga piiratud ning kõiki häid ideid korraga ellu viia ei saa, siis tuleb teha valik ning korraldada hääletus. Demokraatliku hääletuse tulemusel viiakse ellu just see idee, millele annab enamus oma poolthääle. Allkirjade kogumine ning hääletamine on demokraatias osalemise viisid. Mõlemaid protsesse on võimalik teha kahel moel, kas paberil või digitaalselt. Mõlemal juhul on oluline komponent isikukood ehk digitaalne nimi, mille saavad kõik lapsed Eestis juba pärast sündi. Tegemist on unikaalse numbri kombinatsiooniga ja kellelgi teisel samasugust koodi olla ei saa. Isikukoodil on 11 numbrit ning selle meeldejätmine ei ole üldse keeruline. Esimesed 7 numbrit saab tuletada väga kergesti, teades oma sugu ning sünniaega. Pärast 2000. aastat sündinud poisse märgib number 5 ning tüdrukuid 6. Seejärel järgneb sünniaasta, sünnikuu ning sünnipäev ning meelde tuleb jätta vaid viimased 4 numbrit. Kui hääletada või allkirjastada paberil, on tarvis minna hääletusjaoskonda ning seal saada sedel ning pastapliiats. Enne kui oma allkirja või hääle saab anda, on tarvis näidata isikut tõendavat dokumenti, kust vaadatakse just isikukoodi ning selle alusel teatakse, et antud hääl kuulub just sulle. Isikukoodi küsitakse aga ka näiteks jooksuvõistlusele või arsti vastuvõtule registreerides. Isikukood võimaldab eristada, et registreeritud andmed käivad just sinu kohta, isegi kui sinunimelisi inimesi on teisigi. Selleks, et saaks digitaalselt hääletada, on tarvis, et oleks olemas ID-kaart. ID-kaart on Eestis alates 15. eluaastast kohustuslik isikut tõendav dokument. Füüsilise plastikkaardi kõrval on olulised ka 2 koodi, PIN 1 ja PIN 2, mis koos ID-kaardiga ümbrikus kaasa tulevad. PIN 1 on 4-kohaline numbrikood, mis annab süsteemile teada, et see oled just sina. Seda koodi võib nimetada ka digisinaks ja sellega tuvastatakse enda identiteet. Seda kasutataksegi üldjuhul erinevatesse kohtadesse sisse logimiseks. Kui tahta aga midagi rohkemat teha,
anda oma nõusolek, võtta kohustus või väljendada poolt või vastu seisukohta, siis tuleb anda PIN 2. Tegemist on 5-kohalise numbrikoodiga ning seda nimetatakse digiallkirjaks. PIN 2 sisestamine on samaväärne paberil antud allkirjaga. Näiteks, kui logid panka sisse, küsitakse PIN 1, et tuvastada sinu isik. Aga kui tahad kellelegi teha makset, näiteks sõbrale kanda 5 eurot, siis küsitakse PIN 2. Teisisõnu pead andma enda kontolt sõbra kontole raha kandmiseks oma nõusoleku ehk oma digiallkirja. Digiidentiteeti ei ole tarvis aga kasutada mitte ainult valimistel käimiseks ja pöördumiste allkirjastamiseks, vaid see teeb elu nii palju mugavamaks ja lihtsamaks ka paljudes teistes toimingutes. Näiteks selleks, et saaksid 12. klassis riigieksamitele registreerida, on vaja digiidentiteeti. Samuti, kui on soov teha autojuhilube või näiteks oma õpilasfirma ümber registreerida päris ettevõtteks. Et saaksite juba koolis digitaalse osaluse kogemuse, oleme loonud kaasava eelarveprojekti juurde portaali, kus on võimalus oma ideed üles panna ning nende üle hääletada digitaalselt, ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Kõik 3 varianti on samaväärsed, võimalik on valida endale meelepärane ning kas või kasutada neid kõiki variante kordamööda. ID-kaardi kasutamiseks on tarvis arvutit ja ID-kaardi lugejat. Mobiil-ID-d saab kasutada telefoniga ning selle teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida mobiilioperaatoriga leping ning selle toimimiseks on tarvis mobiil-ID toega SIM-kaarti. Smart-ID on äpp ehk rakendus ja töötab nutiseadmes. Smart-ID-ga liitumiseks tuleb rakendus alla laadida ning luua endale Smart-ID konto, isikustades see kas ID-kaardi või mobiil-ID abil. Kuna hääletamise süsteem põhineb isikukoodidel, mis on igal inimesel unikaalne, siis isegi mitu korda hääletades läheb arvesse viimane hääl. Juhul, kui teie kool otsustab teha hääletamise nii paberil kui ka digitaalselt, siis nagu riiklike ja kohalike omavalitsuste valimiste puhul läheb mitu korda hääletades arvesse see hääl, mis on paberile pandud.